no tere! Olen jälle ühes kodus. Ja siin kodus on selline lugu, et on palju õunu see aasta. Mis nüüd palju, aga ikkagi on. Eelmine aasta oli rohkem. Ja mis nendest õuntest ikka teha, kui ei jõua ilmselgelt neid ära süüa ja ära müüa. Moosi ka ei jõua nii palju teha. Tuleb pressida mahlaks. Ja käib see mahla pressimine mul nii nagu vanaisal ja vanaisal. Ei, tegelikult vanaisa ja siis ei olnud elektrikki veel. Aga üsna vanal meetodil. Siia läheb sisse. Sipul sattus kätte mulle. Sibulast tuleb magus. Järgemööda näitan, kuidas õunast saab mahl. Nii, selline korralik pudru jääb järgi. Ja nüüd ma näitan seda protsessi ka ennast. Iga aasta õpid uuesti seda tegema. Läheb meelest ära ju. Ja midagi meelde. Ja nii, ma panen kaamera statiivi külge. Siia ilusti. Statiivil need näpud siit. Nii. Jah, juba tegi midagi valesti just. Siuke mõnus pudru. Erilased on siin kallal. Näed, siin on juba üks erilane. Umbes 1,5 täit läheb siia pääle. Näpud käivad suust läbi. Plaat. Jälle see raam. Ja kalts. Üks täis. Ja veel natukene pool. Täna on hästi mõnus ilm, veel päike paistab öösel seda vihma. Aga nüüd on jälle soe ja ilus ilm. Täna on pühapäev, kirikusse ei läinud, teen õunamahla.
hopsti, viimane peale. Vist oli nii, jah? Hops. Ja läheb kruttimiseks. Ma ei teagi, mis selle tööprotsessi juures kõige mõnusam asi on, kas seda kruttida või neid õunu siia sisse toppida või ma ei tea, mahla juua, degusteerida. Võtan nüüd selle kaamera statiivi küljest uuesti ära. Palun statiiv natukene siia poole. Nii, statiiv tuleb siia poole. Ja siis nii ta siit tuleb, see mahl. Panen jälle pinget peale natukene. Erilastele meeldib väga. Noh, tegelikult meeldib mulle ka. Ilmselgelt tuleb seda degusteerida ka. Nii. Jah, pigem magus kui hapu. Jah, siuke küllaltki magus. Nüüd protsess on selline, et mahl on välja voolanud, nüüd on kuivanud. Mis kuivanud? Mahl on välja pigistatud nii-öelda. Ma panen jälle kaamera statiivi külge. Nii. Ja see kraam läheb siis siia. Kaltsud lähevad niimoodi siia. Ma ei tea, võib-olla saaks sellest materjalist ka veel midagi arutada, aga ma nii kaugele ei mõtle. Alumised kihid on mahlasemad miskipärast, noh, ülevalt surub kõvemini alt, vast nii palju. Võib-olla peaks alla üldse vähem panema seda materjali, et siis pressib alt ka rohkem välja seda mahla. Alumised on nagu mahlased, Vaat selline protsess. Nii, võtan selle siit jälle. Ja ma ei tea, mitu korda on vaja niimoodi teha. Palju kordi. No võt, siin on üks koer ka. Õigu ja ainu magusamaks läheb millegi pärast, ma ei tea. Oi. Ülihea. No näed siis,
selline hunnik esimest, seda, kuidas seda üldse nimetataksegi. Ma ei teagi, praegu ta läheb komposti hunnikusse. Muidu oleks ma teises kodus, võiks anda karudele metsa, aga praegu mul lihtsalt ei tule muud mõtet, kui see komposti hunnikusse panna. Vot. Nii ma panen statisti kätte jälle, operaatori kätte. Et läheb komposti hunnikusse ja asi korras. No jääski on ka natuke. Erilastel hea, nagu restoran. Erilaste restoran. No vot, degustaator arvab nii. Ai kui hea. No vot, kell on 6 õhtul. Alustasin õuna pressimisega kell 10, täpselt 8 tundi läks aega. Ja siis sain kokku 170 liitrit õunamahla, toormahla nii-öelda. Et selline mõnus töö. Noh, kui mõnus, ütleme nii, et paar korda aastat saab sihukest tööd teha täitsa, aga igapäevaliselt küll ei viitsiks, tõesti. Siin 8 tundi kahekesi, no eile korjasime ka veel neid õunu. See läheb ka veel sinna hulka, ütleme, 3 tundi. Et üsna palju tööd, aga noh, tahad juua, tuleb tuua, nagu vanasõna ütleb ja ikka parem kui poest osta on ju. Oma puhas mahl. Muidugi ma ei kadesta neid, kes peavad seda hakkama siin edaspidi keetmaga veel kuumutama. Mina seda tööd teha ei viitsi. Vot, siuke video tuli. Tšau-pljau ja näeme siis juba, ma ei tea, moosi keetmise juures või mida iganes.